Tere taas kord kõigile meie kuulajatele. Täna on õues meil hästi-hästi krõbe talvine ilm, aga nagu tavaliselt ikka, siis meil siin stuudios paistab ikka päike ja minu kõrval on päikeseline saatejuht Karmen ja meie vastas istub meie tänane külaline, kelleks on Elena. Tere! Rummipõrine Elena. Ja nüüd kõik kindlasti mõtlevad, kes on Elena. Aga ma võib-olla selles mõttes, et ma ise rohkem ei räägigi, vaid ma annan kohe sõna tegelikult Elenale ja Elena saab täpsemalt ise rääkida, kes ta on ja kuidas ta on kingitus.ee-ga üldse seotud elamustega. See on nii tore, et sa mu nime juba ära ütlesid, sest et alati tuleb mingi veider pinge peale, kui peab enda nime vaata ütlema, siis mul on alati esimene hirm, et äkki ma ütlen enda nime kuidagi valesti, mis on nii veider juba. Jah, tere! Kuidas ma kingitusega seotud olen seda kaudu, et ma olen nimelt vabakutseline näitleja ja vabakutselistele näitlejatele tulevad igast toredad pakkumised aeg-ajalt ja mina sain siis ka alguses tegelikult pidi ju tegema Hans seda kummituslikku õhtusööki, aga Hans tollel hetkel, kui ta pidi seda asja hakkama ajama, siis tema ei saanud ja siis ta helistas mulle ja ütles, et kas sa saaksid, et siuke pakkumine ja siis mina olin kohe väga põnevil, tundus väga nagu lahe asi, mida teha ja siis võtsin selle Hansult üle selle asja ja ühel hetkel tuli välja, et Hans tegelikult ikkagi saaks osaleda ja ma võtsin Hansu kohe kampa ja siis me hakkasimegi vaikselt ajama seda õhtusöögi asja, mis on täiega tore, sest ma ei ole kunagi sellist asja teinud, et nagu kuidagi vabakutselise näitlejana nagu tegutsedes, ei ole kõige nagu lihtsam see elu ja lavastada või niimoodi kuidagi mingisugust asja nagu ise kokku panna tundub nagu mingi eriti suur väljakutse nagu ja siis juba selle pärast, aga kuna ma Hansu ja Maarjaga seda asja seal koos tein ja nüüd on meil üks muusika kambas, Karl, siis sellise tiimiga ma arvan, et kõik asju võib teha, kõik asjad tulevad väga hästi välja. Ja korraks täpsustuseks, et kõigile, kes kuulavad, võib-olla nad kohe ei saanud täpselt aru, et teie ühesõnaga pakutegi siis kummituslikku õhtusööki Just. ja seda siis saabki kingitus.ee kodulehelt siis osta. Ja siuke väga lahe elamusõhtusöök minu arust, täiega nagu lahe mõte ja üldse mul on tunne, et see kukkus väga toredalt nagu meil välja, et nii palju, kui me seda nüüd oleme, vähe oleme saanud küll teha, aga mulle tundub, et inimesed naudivad täiega, kui sa saad süüa ja sa saad mingit show'd ja mingit nalja ka sama, siis ma arvan, et on nagu väga tore, et inimestel hullult meeldib siuke asi. Ja mina just ise käisin, võtsin enda õe ja elukaaslase ja ühesõnaga võtsin palju inimesi veel kaasa ja me jäime väga rahule ja me kindlasti tuleme tagasi ja nüüd ma võtan veel enda pere ja vanemad ja kõik ka veel kaasa, et väga tõesti, meile väga meeldis ja see oli just selline, et ma ei teadnud, mida oodata. Kolleegid olid mul kõik kiitnud ja et on väga äge, aga ikkagist ma ei teadnud, mida oodata, eks. Ja minu jaoks selline vau-faktor juba esiteks see asukoht, et see oli nagu nii kihvt, see oli nagu iga detail oli läbi mõeldud, siis tulite teie näitlejad, teie kostüümid, teie mingid soengud, kõik ja kui hästi te sinna rolli olite nagu sisse läinud, et algusest lõpuni nagu see kõik oli nagu väga kihvt ja see koht on tõesti mega äge, kui ma ka sinna esimest korda sisse astusin, ma olin täiesti šokeeritud, nagu üks koht ei saa olla rohkem nagu temaatika poolest detailsem ja siis meil tehti seal muidugi tuuri, siis ma mäleta selle mehe nime enam, kes meil seal tuuri tegi, aga tema on teenindaja ka sellel samal, kui see õhtusöök toimub, siis tema on see teenindaja seal ka siukse väikse piraadi kostüümiga. Täpsustuseks see, et millest me räägime, mis kohast me räägime, et tegemist on restoraniga Korsaar, mis asub vanalinnas ja tegelikult Korsaari puhul ongi nii-öelda see on väga eksklusiivne, et tegelikult Korsaar toimib ka ainult tellimusrestoranina, et sinna ei saa lihtsalt sisse astuda, minna õhtust sööma, vaid seda kõike saabki nagu näha ja nautida ainult nagu selliste projektide raames. Nagu mis on muidugi nagu boonuseks ka natukene vist selle koha pealt, et muidu see
selle koha erilisus nagu oleks kuidagi võib-olla juba rikutud natuke, et ei oleks enam nii eriline. Et nüüd on see, et ainult selle õhtusöögiga sellel hetkel saad, et sinna ei saa nagu niisama minna, see on nagu ma arvan, et kui ma ei oleks selle projektiga seotud ja kui ma näeksin neid pilte või asju, ma arvan, ma oleks mega huvitatud ja ma tahaks täiega osaleda just sellepärast, et seda kohta näha. Sest seal on iga nurga peal on nagu mingid üllatusi, seina sisse, mingid graveeringud ja kõik asjad, see on nii detailne, nagu lauanõud ja pokaalid ja kõik vets ja ma ei tea, seal on nii äge on see lihtsalt see koht. Põhimõtteliselt nagu satuks mingisugusesse teemaparki. Ja süke, ja ta näebki natuke välja nagu süke sadamalinna kõrtsike või süke samas nagu laeva mingisugune tuba või hästi. Minu isa on seal 2 korda käinud, et kunagi ammu, kui Corsair veel võttis kliente vastu ka tavapärastel õhtutel lihtsalt sööma. Ja nüüd ka nii-öelda siis kummitusliku õhtusöögi raames. Ja tema on siis põhimõtteliselt eluaegne meremees, teab neid asju, vaatas kusjuures kõik täpselt üle, et kuidas kõik otsad on seal seotud, ütles, et kõik on väga õige, autentne, et isegi selles mõttes, et isegi sellistes asjades ei ole järeleandmisi tehtud, et seal on näha, et on ikkagi need, kes on selle sisustuse ja kujunduspoolega tegelenud, et need ei ole lihtsalt mingisugused sisearhitektid, vaid ikkagi asja armastajad. Ja kui ma esimest korda ise sinna sattusin, siis ma mäletan, et seal ka tutvustati, tehti seda tuuri ja räägiti, et osad, et kus need asjad pärit on, et need ongi, väga paljud asjad ongi autentsed asjad, et mingisugune uks, mis seal oli seal tagumises ruumis, et see oli lausa Indiast pärit. Näiteks. See laud, vaata, seal on see süke eraldatud kohakene selle akvaariumi kõrval, süke diivanitega koht. See laud, mis seal oli, seal minu arust originaalis viimane kord, seal oli üks kõrgem laud, et seal saaks nagu süüa ka. Aga muidu seal oli süke madal laud ja see oli ka Indiast see elevandi see laud. Siis kui me seda fakti kuulsime, me olime mingi, mida? Mega põnev nagu, jah, et ma mõtlen, et kui see nii detailselt ei oleks see asi nagu läbi seal mõeldud, siis see ilmselt ei töötaks ka nii hästi. Et lihtsalt see on uskumatu koht nagu. Ja seal vees ujusid isegi kilpkonnad, viimane kord ma ei näinud neid kilpkonni, võib-olla nad talvituma läinud, aga seal olid isegi kilpkonnad ja kalad lihtsalt täiesti uskumatu. Aga kusjuures piltidelt, kui vaadata nüüd kingitus.ee kodulehe piltidele, siis see ei tule üldse sealt nii hästi läbi, et see, muidugi pildid on väga temaatilised ja nagu annab sulle nagu mingisuguse ettekujutuse, aga ikkagist, kui ma nagu võrdlengi just seda, et mis eelarvamus või arvamus mul oli piltidest ja mis see päriselt oli, siis see oli nagu, see päris oli nagu lihtsalt, see oligi nagu elamus, et selles mõttes ma... No detailid ikka, võib-olla inimesed natuke nagu kardavad ka seda formaati nagu, et see ma ei tea, et kuidagi võib-olla kardetakse, et sinna nagu sekkutakse liiga palju, et kuidas ma nüüd seal istun ja siis inimesed tulevad mind segama, kui ma seal söön või niimoodi. Aga ma ei tea, ma arvan, et meil on see kogu see kontseptsioon selle õhtusöögi ümber täpselt niimoodi nagu üles ehitatud, et me kamba peal oleme kuidagi üles leidnud need hingetõmbekohad, kus inimesed on meie jaoks valmis või nendeks tüüpideks, kes seal elavad, on ju nendeks nagu valmis. Ja siis me nagu proovime ilmuda õigel hetkel ja siis pakkuda nagu mingisugust asja, et me päris niimoodi ei ole, et me tuleme ja segame ja loeme igat ampsu inimeste kõrval. Või et ei saaks oma vahel üldse rääkida või arutada või muljetada. Et on ikkagi nagu õhtusöök, lihtsalt nagu umbes nagu sa läheksid kuhugi, kus on samal ajal mingi kontsert või midagi või mis iganes. Nagu mingi etendus ja see oli nagu... Selles mõttes jah, et ta ei ole nagu siuke, et loeme ampse ja teeme kogu aeg mingit pulli. Ja või et sa pead nüüd hakkama minuga rääkima ja tulema siia või et täpselt kuigi räägitakse küll, see on nii tore, inimesed kohe kõnetavad, vaata, on täiega mingi, kas ma võin pilti teha, ma olen mingi, jah, muidugi või. Nii et ei ole need Eesti inimesed midagi nii tagasihoidlikud. Ei ole, jah. Aga ava meile natukene seda story't, et millest see etendus räägib, aga ava seda niimoodi, et ära nagu liiga palju ava, jätta natukene nii-öelda saladuseks, põnevust tekitamiseks, et aga midagi sellist, et mida on oodata inimestel, kes näiteks nüüd lähevad ja ostavad selle kinkekaardi sinna? No alguses, kui me rääkisime sellest kummituslikust õhtusöögist, siis see kummituslik justkui nagu annab mingisuguse hästi tugeva suuna või nagu märksõna kätte ja mul tegelikult oli kujutuspilt üldse täiesti teine enne seda, kui ma seda kohta reaalsuses nägin. Ja siis, kui ma nägin, et kui tugevalt kõik see piraadimaailm ja see meremaailm ja kõik on seal nagu segatud,
siis ma hakkasin lihtsalt guugeldama ja otsima mingisuguseid vanu legende, mingid lugusid ja asju, mille ümber hakata midagi ehitama, et ma mõtlesin, et see võiks olla mingisugune asi, mis on mingil määralgi tõsi, et ta ei oleks nagu päriselt niimoodi otsast lõpuni mingi välja mõeldud, aga et millegi baasil seda nagu ehitama hakata. Et ma guugeldasin ja siis ma leidsin sellise tegelase nagu Musthabe, piraat Musthabe, Edward. Ja selle Edwardi ümber hakkaski see kõik asi siis kirlema. Ja siis ma hakkasin mingisugust kondikava sinna välja mõtlema, mingisugust nagu struktuuri, mingit lugu, et kuidas see võiks olla. Ja ma ütlen niimoodi, et osa sellest loost on tõene, osa sellest loost on välja mõeldud. Ma ei hakka ütlema, et mis... Okei, mul tekkis juba väga süütu küsimus. Et seal ei ole selles mõttes kõik nagu... seal on mõned asjad lihtsalt dramaturgia mõttes lisatud, et oleks rohkem nagu seal sükest liha, sest et see on nii vana legend, et sellest super palju pole nagu säilinud mingit detaile. Ja... siis saime Hansu ja Maarjaga kokku, rääkisin neile selle kondikava ära, näitasin mingisuguseid pilte, mingeid asju, mingit sükest nagu vaibi luua nagu. Ja siis meil oli ühel hetkel selline nuputamise hetk, kus ma andsin Hansule ja Maarjale nende tegelaste mingisuguse nagu alguspunkti või mingisuguse nagu asja kätte ja nad ise kirjutasid enda nagu lugu. Mina vormis, et ma olen see, fantaseerisid nagu, et mis selle inimesega juhtuda võiks, et Maarja siis enda selle Meeri tegelase kohta ja Hans siis Edwardi kohta, et kes nad olla võiks ja et mis on juhtunud ja mis nagu olekuga nad on ja et üldse, mis see loomus on, et selles mõttes, et millega näitlejad tegelevad päevast päeva, ongi see fantaseerimine ja kuidagi selline, inimeste mõtestamine on ju. Ja siis ma tahtsin, et need tegelased oleksid ka inimesed, et see ei oleks nagu mingi üdini müstiline maailm. Ta on müstiline maailm, et me ikkagi oleme nii-öelda nagu need surnud ja vaimud ja kummitused, mis iganes. Aga et selles loos oleks selline osa, mis nagu puudutab või mis oleks nagu inimlik mure või mingi selline probleem, mille peale sa mõtled, et see ei olegi üldse nii utoopia ju, et tegelikult kui mõelda, siis päris hull lugu nagu. Ja siis ta niimoodi kasvas sinna nagu kuidagi sinna sisse ja siis me saime seal omavahel niimoodi katsetada ja improviseerida ja proovida ja niimoodi. Selles mõttes ma ei ole kunagi pannud 100% midagi paika, et ma olen andnud ikka nagu vabaduse luua nii Hansul ja Maarjal kui endal ka siis, et oleks nagu lõbus ka. Ja siis see niimoodi tuligi kuidagi selline asi kokku, et nagu siuke lahe lugu, ma ei tea, minu arust minu jaoks on need kõik 3 tegelast juba täiesti siuksed nagu minu peas nad eksisteerivad väga selgelt juba nagu, et minu peas jookseb see lugu väga hästi nagu kokku. Et jah, niimoodi ta nagu sündis. Jah, pool siuke koosloome meetodil või põhimõtteliselt täiesti siuke, et nuputasime, mõtlesime ja. Aga samas seda kõrvalt praegu kuulata, see tundubki, et see kõik on selline loomulik ja orgaaniline ja sa just lasid sellel nagu vabalt voolata ja nagu siis nagu nii-öelda areneda selleks, mis ta peab olema. Ja meie, kui me oleme seda nagu näinud, siis see oligi nagu selline, seal oli huumorit, seal oli seda põnevust, seal oli nagu kõike, et see mulle väga-väga meeldis. Hästi palju peab vaatama seda ka, et missugune publik sulle sinna konkreetsel õhtul satub, on ju. Et selle järgi peab ka hästi palju vaatama ja juba see, et kus kohas inimesed istuvad, et kuidas ma nad enda jutu ja enda looga nagu enda kätte saan, et keegi ilma ei jääks, on ju, ja niimoodi. Ja juba see on, et sa saad, mina näen neid inimesi, kes sinna tulevad nagu esimesena ja siis ma nagu üldiselt vaatad ära, näed, mis tujus inimesed on, mis sorti inimesed nad on, kas nad on avatud, kas nad on natuke kinnisemad, et kas läheb natuke rohkem aega, et nad avaneks ja niimoodi. Et see on jah siuke, see sõltub hästi paljudest asjadest ja täpselt. Aga jah, mulle meeldib see tunne seal juures, et sa saad olla nagu vaba või et sul ei ole midagi nagu struktuur on paigas muidugi ja see kont, mille nagu peal me liigume on paigas, aga et kui sul tuleb konkreetsel hetkel mingi tunne või mingisugust konkreetset emotsiooni jagada või midagi katsetada, täiesti lubatud, et sa iga õhtusega on tegelikult natuke erinev, ma võin öelda, et see ei ole kunagi nagu täpselt sama, et me ise ka vaatame, mis tundega me täna läheme ja siis väga äge. Väga kihvt jah, aga kas selle loomeprotsessi juures, kas teil oli ka mingid raskusi, kus teil võib-olla oli erimeelsus, et ei, et vaat mina näen, et Meeri peaks olema rohkem selline või kas teil oli ka mingisuguseid selliseid raskusid või mingid punkte?
hästi igav vastus, aga ei olnud vist minu arust. Sa ikka tahad neid intriige välja ja tegelikult me läksime tülli, me kõik karjusime üksteise peale terve tahtnud on minu küsimused. ei olnud jah, selles mõttes, et see kuidagi tundus selline ülesanne, et selle peale ei saa nagu pahane olla, kui sa saad sükse ülesande, nagu sükse loomevabaduse, millega nagu tegeleda ja minu arust Hansu ja Maarja, nende mõlema fantaasia on ka nii, lendab, igas suunas on võimalik lihtsalt nendel inimestel ükskõik kuhu minna. Et jah, meil intriige nagu ei olnud. Nagu valatult sellest. Jah, mul ei saanud rohkem vedada selle koha pealt, et Hans andis selle asja mulle üle ja et ta lõpuks tuli välja, et ise saab ka ikkagi osaleda. Mul oli nagu, 100 inimest mul oligi sinna vaja. Et see on jah siuke, valutult selles mõttes, valutult kulges protsess, välja arvatud kostüümide otsing. Oi. Sealt me saame vähemalt natuke intriige. See oli nii haige lihtsalt. Lähed haimi ja... No ei ole, kõik need, ma ju olen üritanud seda kostüümide, seda pagasit sinna otsida niimoodi, et ei peaks laenutama kogu aeg, sest mõnikord võib juhtuda, et sa tahad teha ja kuskilt on välja laenutatud on ja siis ma hakkasin neid asju nagu otsima ja ostma igast mingi erinevatest kaltsukatest ja asjadest ja ma käisin lihtsalt ühel hetkel Tallinna peal ringi, ma mingi 3 päeva käisin Tallinna peal kaltsukates ja ma käisin ringi nagu kaamel, mul oli nii palju kotte, mul oli üks seljakott seljas, üks seljakott oli siin nagu kõhu peal, siis mul olid veel mingid kotid, sest mul oli vaja nii palju neid mingeid kangaid ja asju, et millest teha, et nad ei saa olla nagu sellised uued on ju mingid riided, vaid ma pidingi nagu nuputama, et mis seal kokku, mille ma saan, kuidas ära lõhkuda, kust kohast rebida, mis asjad nagu. Ja see oli, issand jumal, nagu ma ei kujuta ette lihtsalt mitu sammu, mul nende 3 päevaga täis tuli siin Tallinna peal. Aga see muidugi oli mega põnev ka, sest mulle endale hullult meeldib neid kostüüme ja siuksed kunstilist poolt nagu sellega tegeleda, see oli nii põnev. Ja ma mäletan seda hetke, kui ma kogu selle tavaariga, me olime õhtuks leppinud kokku proovi, et me teeme proovi ja siis proovime nagu kostüümi esimest korda, et kuidas istub, et ma polnud üldse kindel, kas kellelegi midagi selga läheb, sest ma vaatasin lihtsalt, enam-vähem peaks minema nagu. Ja siis ma jõudsin kogu selle tavaariga sinna Korsaari on ju, see on vanalinnas, vaata, takso ei sõida sulle sinna Korsaari ette, sa pead mingi sealt rataskaru juurest pidin nende kottidega sinna kõmpima. Jõuan sinna mingi täiesti väsinud, hingeldan, higine lihtsalt ja siis kallasin need kostüümid sinna kõik laiali ja see hetk, kui sa näed, et appikene lähevadki need kostüümid selga Maarjale, see kleit, mis ta kannab, see on lihtsalt täpselt nagu talle õmmeldud ja ma ei saa aru, kuidas mul niimoodi vedas. See on täiesti nagu haige, ma mõtlen nagu, et ma lihtsalt olin mingi sobib, võtan, et teema poolest nägi, ma ei tea, mida ma oleks teinud sellega, kui see ei oleks sobinud nagu talle, aga täpselt sobis ja Hansu kostüümi ma oleme ka nüüd palju täpsemaks saanud ja ägedamaks, et ta näeks ikka natuke hirmus välja ka. Aga jah, see kostüümi saaga oli naljakas. Aga kui kaua nüüd see on teil see kogu kummituslik õhtusöök kui selline, kui kaua te olete nüüd tegutsenud? Kas me eelmise aasta sügisel vist äkki proovisime? Jaa, siin tulebki jälle mängu see tore COVID on ja me tegelikult ju eelmisel aastal, ütlemegi põhimõtteliselt aasta aega tagasi Helena oma tiimiga tuli sellega siis välja. Proovisime, tegime sellise esimese peaproovi ära. Ja siis läks kõik kogu asi kinni ja nüüd me siis see hooaeg põhimõtteliselt saimegi selle asja uuesti käima. Ja ma ise ka loodan, et nüüd nagu lõplikult, et asjalood ikkagi paranevad ja et me saame teha ja näha on, et see pakub hästi palju rõõmu kõigile. Ja ma arvan, et inimesed tahavad ka, et me oleme ju ikkagi kinkekaarte müünud palju, inimesed ootavad on ju, et ma arvan, et nüüd on äkki see aeg, kus saab hakata mängima ja seda fun osa ka nautima. Ja me ka nii loodame. Meil nüüd viimane kord lisasime ju, võtsime kampa ka ühe muusiku, sest et alguses, kui ma seda kontseptsiooni hakkasin looma, siis ma tundsin kuidagi seda, et see Korsaar ise ja see lugu ja see olustik ja see kogu asi ei saa töötada ainult selle peale, et ma panen makist muusikat on ju.
ja siis ma mõtlesin, et pekki küll, et kuidas me saame nüüd nagu 3 peale niimoodi, et nagu mis et Hans ja Maarja on hästi musikaalsed, et äkki ma ütlen neile, et mängime mingit pilli, on ju. Et äkki laulame midagi ja siis ma ise täiega põen seda mingit, ma ei mängi pille ega midagi, on ju, et ma võin nagu laulda, on ju, Maarjaga koos, siis ma saan hakkama. Aga et ma täiega nagu, siis ma mõtlesin, et huvitav, et mis me nagu tegema peaksime ja siis mul elukaaslane tegeleb heliloome ja heliloomisega ja siis ma palusin temal luua nagu mingi selline nagu raamistik või mingi selline nagu foon või selle õhtusöögi jaoks. Ja ma tahtsin, et tekiks selline nagu tunne, et see on natuke nagu etendus, on ju. Et me siis elukaaslane lõi sinna sellise kõlli, mis ongi täpselt nagu, et kui sa teatris käid, eks ju, siis enne seda, kui vaatus pihta hakkab, siis tuleb see kutsung või see kõll, on ju. Ja siis on täpselt see kõll on meil olemas, on ju. Ja siis on see foon, mis käib alguses, kui inimesed tulevad. Ja see on nii tore minu arust, nagu, et see on originaalselt loodud selle jaoks, et see ei ole kuskilt võetud, on ju. Et kui keegi kuulab praegu, kes on käinud ja arvas, on ju. Ei ole, see on originaalselt loodud. Ja nüüd viimane kord saime ära teha selle ka, et meil on muusikkambas, Karl, kes on siis trummar. Ja see aitab nii palju kaasa, see paneb sinna mingisugust lahedat lisandväärtust juurde ja siis me lisasime sinna veel mõned muusikalised värgid ja ta töötab palju ägedamalt, nii et mu see unistus sai lõpuks realiseeruda, et meil on seal natuke elavat muusikat ka. Väga äge, see tõesti selles mõttes, et ma olen ise näinud nii-öelda ühte versiooni ja teist versiooni on ju, paadunud fänn ja tõesti toimib nagu super hästi, et andis kuidagi sellist nagu vitaalsust ja sellist elu nagu juurde sellele. Ja üldse see piraadimaailm või kogu see meremaailm on tegelikult ju, ta on romantiline ja traagiline samal ajal, mis teeb selle asja nagu kummaliseks, aga samas on see midagi on selles nii ilusat ja nii ägedat nagu. Ja siis kui me otsisime see laul, kusjuures, mis me seal laulsime, see on meie enda välja mõeldud. Ise mõtlesime Maarjaga sõnad, hakkasime seal seda viisistama ja niimoodi, sest et eesti keeles me ei leidnud sellist lugu, mida me saaks kiiresti nagu ära õppida, mis oleks selline kurb, romantiline, igatsuslik, selline nagu, siuke sireenide lugu nagu. Eesti keeles ei olnud selliseid ja inglise keeles oli hästi palju, aga siis me mõtlesime, et mida me nüüd teeme siis, nagu, et me ei hakka inglise keeles laulma, et võiks ikka eesti keeles laulda. Ja siis me olime Maarjaga mõlemad, vaatasime üksteisele otsa, olime mingid muidugi me mõtleme ise need sõnad, seal ei olnud küsimustki, nagu me olime mingi jep, ja siis hakkasime trükkima seal ja kirjutama. Ja siis lõpuks, kui me selle seal õhtusöögil ette laulsime ja ma nägin nagu, tajud ikka seda, et kas inimesed siis nagu jäävad kuulama või mitte, on ju. Et see oli mega äge ja muidugi Hansul on siuke hästi madal selline karune hääl, on ju, ja siis see kõik kuidagi töötas nii lahedalt. See oli jah. Aga kas sa mäletad ka, mis emotsioon oli pärast esimest etendust? Jah, see kummaline, vaata ei tea, ei oska nagu näppu peale panna, et kuidas see nüüd inimestele meeldib. Või et kui üldse katsetasime seal esimene kord nagu hästi palju, et me tegelikult enne seda testõhtusööki, mis me siis nagu teie kambale tegime siis väikse testi ka enda sõprade peale, siis me kutsusime 3 kursakat tuli meid sinna Corsaari siis nagu vaatama. Ja siis me tegimegi selle täismängu nagu läbi, siis ma ostsin neile sinna laua peale mingi viinamarjakissi ja värke, et oleks nagu, et enam-vähem me saaks aimu, et inimesed on ja söövad ja kuidas me peame liikuma ja niimoodi. Ja siis me tegelikult, need sõbrad siis meil peale seda õhtusööki ütlesid, et nad ei tundnud meid ära, et nagu väga lahe oli ja siuke, siis küsisidki, et kus see idee tuli ja niimoodi ja nagu, et siis me juba saime aru, et okei, et see nagu enam-vähem mis toimib. Aga et küsimus oligi see, et kuidas seal nagu jagada ennast kogu selle publiku vahel ja niimoodi. Aga jah, siuke nagu lahe tunne oli, siis muidugi läätsesid silmast ära saada on nagu peavalu lihtsalt kuubis on ju, siis me samal ajal, kui Kadri tuli meiega sinna rääkima ja tagasisidet andma, siis me mingi kraapisime neid lähtesid seal silmast ära. Ja silmad punased, mul oli nii kahju teist nagu. Aga samas ma ütlesin ka, et sorry sõbrad, ma ei võta neid lähtsed välja siit sellest kontseptsioonist, sest need nii hästi töötavad lihtsalt, see on nii tore. Aga jah, siuke nagu kummaline, aga nagu tore oli, et vist ikka nagu meeldis inimestele, et nad lähevad nagu ootamatult kiiresti nagu kaasa sinuga või selle maailmaga nagu, et kui sa ise usud, siis nad tulevad suga kaasa. Te haarasite minu meelest, vähemalt meie õhtusöögil nagu väga hästi haarasite seda
kõike nagu seltskonda ja noh, see ongi juba ma räägin juba sellest hetkest, kui me sinna sisse jalutame, siis hakkab see story hakkab nagu käima juba ainuüksi selle miljöö pärast on ju. Ja siis tulete teie ja te olete nagu peast jalad allani, iga detail on nagu läbi mõeldud. Ja siis pluss veel see teie enda need karakterid ja te mängisite neid nagu väga-väga hästi ja kõik ühesõnaga jah, mul tekib kohe tunne, et me peaks juba varsti jälle minema. Võiks kellelegi kinkida selle ja siis ise ka kaasa minna. Kuule, aga nagu öeldakse, siis süües kasvab isu, on ju, et mis järgmiseks, et kas meil on veel miskit ägedat, mis me sinuga koos teha saaksime? Või on sul juba mingid mõtted, äkki oled rääkinud juba kellegagi? Oi, me oleme rääkinud palju plaane. Ma arvan, et selle kummitusliku õhtusöögiga vist väga Tallinnast nagu laieneda kuhugi niimoodi ei saa, sest et see Corsair on üsna nagu ainulaadne koht on ju. Küll aga on kingitusel teisi neid kontseptsioone, mida saab vedada igale poole mujale, eks ju. Ja nüüd meil järgmise aasta plaan, kui ma seda nüüd välja öelda ei tohi, te peate selle välja lõikama, aga plaan on see, et minna selle sitateeninduse õhtusöögiga Tartusse. Ja ma olen juba enda ühe kursaega rääkinud, kes loodetavasti lööb minuga kampa ka, et seda Tartus teha. Ja tema ütles, et Tartus ei ole ka selliseid elamus õhtusööke siis nii öelda, et see on mega tore mõte ja nüüd me hakkame seda vaikselt niimoodi kokku panema ja siis me loodetavasti järgmine aasta millalgi teeme seda Tartus. Väga äge tõesti, selles mõttes, et ma usun, et see tuleb kihvt, et siin Tallinnas on seda nüüd juba mitmed aastad tehtud ja selles mõttes ongi, et sitateenuse õhtusöögi puhul on tegemist ka nagu hästi palju improt ja see sõltubki väga palju sellest, et millised inimesed kohal on ju, milliseid vestluseid tekib, milliseid teemasid tuleb lauda, on ju. Et ma kujutangi ette, et see saab olema midagi täiesti teist, mis jällegi Tallinnas, et kuna ongi teine tiim läheb seda tegema, on ju. Et ma olen ise ka jumala põnevil. Aga ma ütlen selle kummitusliku kohta või selle Corsairi selle kohta veel nii palju, et see on minu arust, kui mul oleks ettevõte, väike ettevõte, mul on, aga ma olen seal üksi, aga et kui mul oleks ettevõte, kus mul oleks mingi 30-40 töötajad, ma täiega teeksin nagu selle ühe õhtu kingiksin nendele inimestele, sest see on nii tore, see ei nõua nagu, sa ei pea mitte midagi ise tegema, sa broneerid selle asja ja lähed sinna ja sa ei pea mitte midagi ise enam korraldajana tegema nagu, see on täiesti nagu zero effort lihtsalt sulle korraldajana nagu, et tule lihtsalt kohale ja vaata, sest et me ise nagu tahaks nii väga palju seda rohkem nagu teha ja mängida ja olla selles olustikus ja see on tegelikult nii äge, et nagu ja pluss sellist kohta nagu Corsair, ma ei kujuta ette, ma arvan, et Eestis ei ole vist sükest kohta nagu teist nagu see Corsair on, et see lihtsalt juba selle Corsairi enda pärast tasub sinna tulla ja see mees, kes seal teenindaja on, ta on nii tore, me kõik fänname teda täiega, ta on nii armas, ta on täiega koostööaldis, me lihtsalt oleme täielikult fännid, lihtsalt see on meil kõigi lemmik. See tundub, et ongi nagu siuke dream team nagu leitud ja see ettevõtete idee on nagu super, sest et ma olen ise ka hästi paljude ettevõtetega nüüd see sügis ja talve algus rääkinud ka erinevate just tiimiürituste osas ja see ongi, et tore on muidugi minna õhtussööma, kõigil võid vaata süüa, aga eriti kihvt on, kui sellele on lisatud see mingisugune elamuslik pool nagu juurde, et siis sa saadki nii-öelda 2 ühes, et sa ei pea minema teatrisse ja pärast seda õhtust sööma või vastupidi, vaid sa saad selle nagu kõik korraga seal kätte. Ja minu arust see üldse see, et kui sa ettevõtte, kes need inimesed on ettevõttes, kes planeerivad neid sündmusi, ilmselt mingid personalijuhid või keegi üldiselt on ju, et see tundub kuidagi siuke, et sa pead hästi palju planeerima ja mõtlema läbi on ju hästi detailselt, et me nüüd istume siin bussi peale, siis sõidame sinna, siis seal hakkab see toimuma, et sa oled ise kuidagi kogu aeg nii pinges. Aga selle õhtusöögi puhul mul on siuke tunne, et sa ei peagi, nagu ma ütlesin, sa ei peagi midagi tegema, on ju. Pluss see ei ole ka selline õhtusöök, kus sa terve aeg passiivselt istud, on ju, sest mitte, et ma liiga palju tahaks nagu ette spoilida, on ju, aga seal on natuke selles mõttes nagu kaasatust ka, et selles mõttes on
nagu elamus igatepidi, et sa saad olla nagu kaasatud enda nagu laudkonnaga ka. Ja kui sa ei taha, siis sa ei pea olema, aga lihtsalt see võimalus on. Ja nagu kogemus siiamaani on näidanud, siis inimesed lähevad hullult pöördesse, kui nad saavad nagu arvata, vaata. Siin on mingid, ei, mina arvan, et oli see, ei, mis asja. Nad lähevad nii nagu pöördesse, see on nii äge ja siis käid seal ringi ja kuulad neid erinevaid versioone. Nagu mingi, tekivad intriigid juba laudkondades. Aga see on täiega nagu äge, et see on hullult seda väärt, ma arvan. Ja meil tekkis ka laudkonnas kohe läks tuline selline vestlus, et ei, minul on ikka õigus ja nii ikka on ja siis üks arvas, et ei ikka, et ma tean seda päris lugu, et see peab ikka nii olema ja tead. No see on nagu see turunduse see trikk on ju, et pead selle call to action'i panema kuhugi on ju. Meie call to action on ka seal sees, meil on nagu mingid, me ei lase teil niisama süüa, te peate meid ikkagi kuulama ka, sest hästi kerge on ise näitlejana nagu sinna ära kaduda või kuidagi et olla see, keda ei kuulata. Aga tegelikult pärast esimest seda, et kui näed, et sa annad selle ülesande kätte. Ja siis kui tuleb see teine kord, siis sa näed nii, kui hakkab see näitleja või see inimene, see tegelane seda lugu rääkima, siis sa saad kohe aru, et inimesed on nagu kõrgendatud kohe nagu tähelepanuga, et okei, ma pean nüüd kuulama, sest et eelmine kord oli nagu, et kohe läheb siuke nagu mingi lahe siuke pingestatus tekib nagu. Ja, aga kui juures ja oligi, mul tuleb endal ka meelde, siis kui te seal jalutasite seal inimeste vahel, siis oli ka niimoodi, et kui sa läksid natukene kaugemale, siis me olime kõik niimoodi, et ma tahan kuulata, kus ta nüüd läks, et jumala eest, et mul ükski asi läheks nagu kõrvust ära. Et jah, sul on selle koha pealt täitsa õigus. Et jah, töötab väga hästi. Nii et jah. Yes. Ja see kõll toimis ka selles mõttes väga hästi, et kuidagi pani tõesti nagu eraldas nagu selle osa, kus sa said rahulikult niisama süüa rääkida ja siis sa teadsid, et nüüd hakkab see osa, kus ma pean siis natuke rohkem tähele hakkama olema. Ja lisaks toitudest me pole üldse rääkinud. Toitudest ei ole rääkinud, jah. Mina ei ole ise maitsnud, aga need näevad väga head välja. Need näevad head välja ja portsjonid on väga korralikud. Ja selles suhtes et mina see väike inimene olen hätta jäänud seal mõlemal korral, kui ma käinud olen. Aga jällegi meesterahvad ei saa kindlasti nuriseda, et oleks mingi täpikene siin ja täpikene seal ja kus see söök siis oli. Et süüa saab korralikult, ei pea absoluutselt muretsema. No, suurepärane. Ja ma tahan sellele ka veel tähelepanu viia, et see muusika, mida me seal veel kasutame, mille järgi me seal tantsime ja niimoodi ka, on üks üliäge muusik, kes on minu arust nii vähe saanud krediiti üleüldse maailmast, on nii äge tüüp. Jällegi ma ei orienteeruks muusika maailmas, kui mul ei oleks elukaaslane muusikan ja tema tutvustas mulle seda tüüpi, ta on üks Iisraeli trummar, Ishai Afterman ja ta on nii äge ja mul on siuke tunne, et ta selle ühe konkreetse loo ongi täpselt selle asja jaoks loonud, mida me seal teeme nagu. Sest et nii kui see pakkumine tuli, siis mul kohe tuli pähe see lugu, mõtlesin, et appikene, see ei ole võimalik, ma saangi kasutada seda lugu kuskile ise täiega nautida ja jämmida, see on nii täppi lihtsalt see lugu ja see loob täiega seda maailma, siuke täpselt selline nagu romantiline, natukene kurblik selline muusika, täiega äge muusik, ma lihtsalt soovitan niisama juba seda Ishaid kuulata, mega äge tüüp. No väga hea, siis me saame panna kohe, kui video läheb ülesse, siis me saame panna kohe selle tema lingi sinna alla. Võtku ja. Aga kui me räägime nüüd, tuleme võib-olla sellest kummituslikust õhtusöögist korra eemale ja üleüldiselt praegu on ju jõuluaeg ja missuguseid kingitusi sulle endale meeldib teha näiteks kui nüüd elukaaslasele? Kas te olete niimoodi, et te teete üksteisele kingitusi? Kuna ma tean, et paljud jõuluaegadel võib-olla mõtlevadki, et alati nagu ei teegi nagu suuri kingitusi, et kas siis pigem nagu mingid asju või see on alati keeruline küsimus on ja. No mina olen hästi nagu spetsiifiline enda nagu soovide koha pealt ja üldse kinkide koha pealt, et mulle liiga palju mingid üllatused nagu ei meeldigi. Või et kui ma tean, et mul on mingisugust asja vaja, siis kui sa tahad mulle juba kinkida midagi, siis parem kingi seda, mida mul vaja on ja. Aga ma ise olen see, kellele hullult meeldib mingi üllatuse teha on täiesti mingi vastuoluline, eks. Aga ma ei ole, ma ei saa nagu jõulukinki öelda on ju, kui elukaaslane kuulab, siis ta kohe saab teada on ju. Aga näiteks mulle meeldib ka samamoodi elamusi selles mõttes kinkida, et ma sünnipäevaks kinkisin, suvel oli elukaaslase sünnipäev, siis ma kinkisin talle
lennupiletite nagu sellise väikse pisku, et saaks minna kevadel reisile Itaaliasse. Issand, sa oled nii tark naine. See on see, et saab ise kaasa minna esiteks. Itaalia juba. Aga jah, pigem nagu on tore siukseid elamusi kinkida või ma ei teagi, nagu kuidagi jah, midagi, mis jääb nagu meelde, siis mulle meeldib igast mingeid siukseid fototeemalisi asju, nagu et kui teed mingi ägeda pildi, mingi fotolavastuse või mingi asja, siis on tore ikka vanaemadele meeldib saada mingid pilte on ja niimoodi, et siis mingid selliseid asju ja kuna ma ise töötan Ugala teatris, eks, siis mul on alati võimalus teatripileteid kinkida või mingid kinkekaarte on ja et ma arvan, et siuke mingi elamuse kinkimine või mingi siuke asi, sellel on mingi teistsugune nagu väärtus, kui sul just ei ole midagi hädatarvilikult vaja, nagu mul näiteks seljakotti on ja et siis sa tead, et siis sul on seljakotti vaja, et siis sa tead nagu ma ei tea inimestelt nagu küsida on ja aga et muidu üleüldiselt jah, siuke või üldse nagu aega on tore kinkida, ma arvan. Väga armsad mõtted. Ja, ilus vastus. Aga ma küsin, mind hakkas huvitama ennast, et mis etendustes sind Ugalas näha võib? Ja vaata, Ugalas ma ei tööta üldse näitlejana, on ju. Ugalas ma töötan turundusspetsialistina. Ja ma teen praegu ainuke tükk, kus ma kaasa teen, on Karlova teatris Baskervillide koer. Selline krimitükk, väga põnev, seal on veel Veiko Täär, Andres Tinaninov, Silver Kaljula, Lauri Kink ja Ott Kartau. See on vist üldse Karlova teatri kõige suurema koosseisuga tükk praegu, mis on seal repertuaaris, aga jällegi mega toredad mehed seal minuga koos on ja ma ei saa üldse aru, kuidas ma nende kõrval seal elus püsin, sest nad on kõik nii ägedad seal on ja et see on jällegi üks asi, mida lihtsalt tajud lavale, et inimesed saalis nagu täiega naudivad, mis on nii tore, see on üks hindamatu asi, üks kõige tähtsamad asju, mida sa saad üldse näitlejana tunda ja saada vastu nagu kuidagi selle töö puhul nagu. Aga jah, kõik alati üllatuvad, kui ma ütlen, ma töötan Ugala teatris, siis kõik on nii, et mis tükkides ma pean pettuvust paljustama, ma tegelikult ei tööta näitlejana. Aga selles hüppelaud on juba olemas selles mõttes, et ma arvan, et sinusuguse siukse aktivisti jaoks nagu mitte miski pole võimatu, et ma arvan, et järgmine kord, kui me siin räägime võib-olla uutest projektidest, on ju, siis kes teab. Vaata, mulle meeldibki selliseid nagu see Corsaari asi on teha, vaata selliseid asju, see on selline endale hästi nagu pingevaba tegemine kuidagi. Ja selle Corsaari asja puhul ma tundsin esimest korda seda, et mul ei olnud pinget absoluutselt peal sellena, et kuidas ma näitlejana seal inimeste ees hakkama saan, sest ma korraldasin kogu seda asja nagu. Ja siis ma olin terve aeg mingid, nii okei, mis kell on, nii, kas ma pean minema, nii küünlad, kas sul on olemas need rekvisiidid, kus sa need panid nii, et siis kui see märksõna tuleb, siis teeme seda. Ma olin nagu täiesti nagu mingi teise tasandi peal selle asja koha pealt nagu. Ja siis see näitlejana pinge kadus ära, mis mulle tegelikult üldse selle töö juures ei meeldi, see pinge nagu, mis on nii nagu hull. Aga just need projektid, ma kujutan ette, et see sitateeninduse õhtusöök saab ka olema selline, kus on lihtsalt keegi ei saa ju aru, kui sul midagi valesti läheb või midagi, see on minu enda välja mõeldud, vaata, keegi ei saa mulle öelda, et midagi oli valesti, vaata. Ja lõpuks ongi see oluline, et sul oleks endal ka fun, sest et siis on kõikidel fun. Ja vaata, eks iga ühel ongi nagu oma, et sa tunned ära, et mis on see sinu asi. Ja mulle meeldib siuke projektist projekti, ütleme nii, see on praegusel hetkel on see töötab ja see on väga põnev endale, ise ka ei lase endal nagu ära väsida kuidagi. Et hoiab nagu erksõna just selle mõtte nagu maailma, et erinevad asju välja mõelda, see on kõige haigem asi üldse nagu, et sa pead hakkama nullist midagi välja mõtlema, on ju, et see ülilahe no täpselt nagu sa ütlesidki, et siis me lihtsalt saime kokku ja kirjutasime laulu, et nagu mis vaja oli. Kui sul ei ole sobivat laulu, siis kirjuta see ise. Aga võib-olla kui oleks alguses tuldud nagu kohe su juurde, et me vajame laulu, me vajame seda, nagu, et umbes siis sa nagu ehmatad ära, et kuidas mina nüüd kõiki neid asju hakkan nagu ise nüüd välja mõtlema ja tegema. Ei no me olimegi need laisad inimesed tegelikult, kes pöördusid vaata sinu poole, ma ütlesin, et mida meil enam-vähem nagu, meil on vaja siukest tüüpi etendust õhtusööki ja siis ma mäletan, et sa veel küsisid ka, et okei, aga enne seda nagu nii-öelda peaproovi või nii-öelda jah, et kas te tahate nagu näha ka, et mis me siis nagu teinud oleme, siis mingi ei, üllatame. Ja ma mäletan seda kokkusaamist, see oli super naljakas, ma mingi enne seda kohtumist mingi täiega pinges on ja nii, mida ma nüüd maha müün, idee, davai, lähme on ja istud sinna laua taha, täiega hakkan rääkima peale esimest lauset, ei, me oleme kõigega nõus. Mingi,
okei, nagu kõigega nõus või? ja, ei lihtsalt, et oleks nagu siuke laas, ma mingi, et okei, et äkki teeks midagi sellist. Jaa, täiega hea mõte. okei. aga vaata, see võib-olla ongi see nagu võlu jälle, et kuna sulle anti nagu nii vabad käed, nagu see usaldus on ju, et lihtsalt nagu tee midagi, mis sa tõesti ise nagu tunned, et ongi kihvt ja äge, et keegi ei hakanud sulle nagu väga seda reegleid, seda pinget tekitama, on ju. Et siis see andiski sulle selle nagu loomevabaduse. No muidugi Hans ja Maarja mõtlesid selle koha pealt olid hullult nagu investigeeritud koha algusest peale, et nad nagu kohe hüppasid sellesse maailma sisse, hakkasid kaasa mõtlema, et no, mul ei olnudki väga seal midagi nagu hullult vedada või nagu kuidagi suruda või niimoodi, et nad olid lihtsalt nii kaasas kohe ja täiega ise valmis ka nagu tegema sihukest asju, et see on alati rõõm ühele inimesele, kes nagu midagi peab korraldama või lavastama või mis iganes, et see tiim on ju, et sul oleks see nagu tugev ja sihuke. Ei, see on ja no ma arvan, et see on mitte ainult sinu nagu selles valdkonnas, igal pool on ikkagi, kui sul on nagu tiim, kellega sa saad koos nagu mõtteid vahetada ja ideed kasvavad suuremaks ja suuremaks, et see on hästi oluline. Jaa. Aga tulles nüüd siin kingituste tegemise juurde korra tagasi, siis tegelikult mina omalt poolt tahangi sind tänada ja kindlasti Karmen ka. Kõik me tahame. Ei, Karmen ei täna. et nii tänases tegelikult, kui tegelikult kogu selle koostöö eest, mis on alles nii-öelda tuule tiibadesse saanud, ma isiklikult näen selles veel nagu nii suurt edu ja potentsiaali, mis me kõik siin koos hakkame tegema. Ja me oleme ka üllatuste tegijad, rohkem siuksed, et me tahaks sind ka täna ühe kingitusega üllatada ja öelda aitäh sulle. Ja minu poolt ka suured tänud sulle. Isver, vaata ma just rääkisin, et mulle üldse tegelikult ei meeldigi üllatuse ja kingituse. Ei, aga selle eest sa ütlesid, et sulle meeldivad elamused ja meil ongi elamuskingitus. Mis see on? Seal taga jah, siis on nagu valik, kust sa siis saad endale valida. Nendest saan valida või? Jah. Ja et saad vaadata täpselt, et mis see sinu asi võiks olla. Lohe veini õhtu, hallo. Vein, see olen mina. Appi kui lahe. Kui tore näha seda emotsiooni. Laskmine käsirelvast päriselt või? Kas siin on lubatud nagu minusugust inimest, ma lasen äkki maha kellegi kogema? Ma peab vist igaks juhuks sinna ette helistama. Et on oht, et tuleb üks inimene nimega üle nagu pange lihtsalt valmis relvad, kus ei ole kuule. Mega äge, appi kui lahe. Ma tahaks täiega olla see influencer, vaata. Mul on nagu, mul Instagramis mingi 300 jälgijat, vaata, keegi ei tea, kus ma olen, vaata. Ma tahaks täiega nagu mingi tšau, sain. Vaata, pakk. Me paneme podcasti laivi, siis hakkame su seda influenceri teekonda kasvatama. Täägib ära. Helena Koit, ma olen väga influencer, tegelikult ma olen. Ma hinges olen nagu, ma olen väga suur mõju. Aga kus sa nüüd tead, äkki nüüd järgmine aasta saame jälle kokku ja istume siin, mäletad aasta aega tagasi, mis sa ütlesid? Ei, saame ikka varem. Jaa, tegelikult saame varem. Ma nüüd hakkan iga nädal käima, vaata, tšau Karmen, kas saaks jälle podcasti tule rääkima? Me võime sinna veini õhtul ka minna. Ja, keegi võiks mulle ka selle kõikide. Aga jaa, nii tore, et sa täna tulla said ja varsti juba kohtume, me tuleme sulle õhtusöögile raudselt küll. Issand, palun tulge, aitäh, et kutsusite. Ma sain oma see mõte jõudis lõpuni, et mida ma pean tegema, et podcasti kutsutakse. Ma jõudsin siia, mama I made it. Lahe. Aga tänud sulle ja tänud kõigile, kes viitsisid meid kuulata ja järgmise korrani. Tšau! Tšau!